alustame algusest, räägime ära selle, mis Nefab on ja kuidas ta kasvanud on. Nefab sai aastal 2001 Eestis kanna kinnitatud selliselt, et Rootsi ettevõtte Nefab Packaging otsustas Nefabisse investeerida Eestisse. Ja esimene ja ainus vahend või vajadus oli see, et me oleme allhanketehas Rootsi turule. Ja see oli kõik, mida siit oodati. Üks liin, tooted, tellimused tulid faksiga ja ootus oli kvaliteetne toodang. Aastal 2004 lubati hakata kompima kohalikku turgu ja selleks on siis siin koha peal Eestis tegutsevad tööstusettevõtted, elektroonikaettevõtted ja kasvas kliendibaas väga korralikult. Eesti turg on olnud ju teatavasti suur tõmme Skandinaavia ettevõtetele ja siin leidub neid toredaid tööstusettevõtteid. Aga sellest ühest tootest jäi väheks ja turuvajadused kasvasid, klientide vajadused kasvasid just sellepärast, et see kliendibaas laienes. Meie kutsume seda CPS-iks, aga ütleme, eesti keeles tähendab seda, et me pakume täislahendust, erinevaid tootegruppe ja meie kliendiportfell kasvas lisaks sellele, mis on kohalik turg, kasvas ka riikide võrra. Müüsime kõikjale Skandinaaviasse, lisandus Kesk-Euroopa ning siis tuli masu. Korraks pidi vahendama mahtusid, leidma uusi lahendusi turul selleks, et ellu jääda. Meie portfellisse lisandusid tooted, lisandus üks väga mahukas tootegrupp. Ja masu möödudes kasvas turg tagasi. Lisandus töötajate arv, meie portfellil tuli juurde üks tootegrupp, nii et olime kasvanud selleks hetkeks juba vähemalt 6 tootegrupiseks ettevõtteks. Ja tehas tuli ehitada suuremaks, 2 korda suuremaks sellest, mis ta alguses oli. Kuna see kõik oli alguse saanud kunagi ühest allhanketehasest, siis jõudsime olukorda, kus me ise enam ei hoomanud nii hästi, mida me teeme, millised on meie protsessid ja kuidas meie elu korraldatud on. 2017 me võtsime ette selle, et me kaardistasime ära oma protsessid. Meie põhiline põhjus seal taga, lisaks sellele, et näha seda, kus me asume oma tegevustes, oli see, et me tahtsime klientile pakkuda lisaks toodetele ka teenuseid. Ja selleks, et äri saaks veel kasvada, see oli ainuõige ja ainuvajalik samm, mis teha. Nii et kui nüüd selles voos tagasi tõmmata, siis 2017 oli meie jaoks selline märgiline koht, kus me saime ise aru, et see, mis me oleme ehitanud kivi haaval üksteise peale ladudes, on, ütleme, see alus oli see üks toode ühele kliendile ja järsku meil on tooteportfellis lugematu arv tooteid, lugematule arvule klientidele, aga meie protsessid olid veel endiselt paberi peal, kirjas sellisena, nagu nad kunagi algselt kokku olid lepitud ja ettevõte oli kasvanud. See sama koht, kus me tuvastasime enda jaoks, et selliselt me edasi ei saa, oli ka üks koht, kus me võtsime kasutusele siis selles meie jaoks sellise targa lahenduse. See eelnev lahendus, kui meie tegevused ja kokkulepped olid kirjas, oli kestnud selleks ajaks siis 16 aastat.
ja teades ühel hetkel, et meil oleks vaja need nüüd ümber kirjutada, sest elu oli muutunud. Tekkis täiesti, ütleme, selline ajuline tõrge, kuidas sa oled olukorras, kus sa peaksid hakkama tootma suures mahus pabereid, kus on kirjas meie tööviisid, kes teeb, millal teeb, kuidas teeb. Ja selles mõttes see tundus nii rumal töö. Me hakkasime otsima, et kust me leiame võimaluse, et kas on olemas siis viis, lahendus, mingisugune programm, mis teeks meie ees selle ära. Ja ütleme, et oli niisugune kirgastav unenägu, mis ütles, et jah, see on kusagil olemas, et tasub edasi otsida, et see ei ole Visio, see ei ole Exceli diagrammid, et see on olemas päriselt selline programm või selline süsteem, mis aitab näha suurt pilti. Ja me leidsime selle ülesse. Leidsime selle ülesse Aleksander Miina abiga ja kes tuli meile kampa ning aitas paberi pealt siis panna süsteemi meie elu, meie tööviisid ja selle, kes on selle eest vastutavad. Et selle toreda keskkonna nimi on 2C8. Me oleme sellesse nüüd viinud kõik oma toimetamised, nii et meil on tekkinud täiesti üldine ühtne pilt ja arusaam sellest, mismoodi me asju teeme. See algab kõik sellest, et sul on paigas su organisatsioon, sul on paigas su protsessid, sisendid, väljundid, mis koha peal, millist infot kasutatakse, kuhu see info liigub. Ja mis on selle juures siis see tarkus, on see, et sa ei saa nagu liigutada ära nuppu ilma, et tuleks teadmine, et sa võtsid selle inimese organisatsioonist ära või selle ametikoha organisatsioonist ära, et kes nüüd seda teeb, et kuhu siis vastutus jaotatakse. Või et sa võtad mingi sisendi või mingi väljundi, ütled, et meil ei ole seda vaja, mis siis saab, aga teisel inimesel on see tegelikult või teises protsessis on see tegelikult töösisendiks. Seda kõike tehes ma võin siiralt väita, et meie organisatsioon, meie inimesed on ühtse teadmise juures, mismoodi meil asjad käivad ja teistpidi, kui me näeme, et kusagil on takerdus või meil on vaja midagi parendada, siis meil on nagu lihtne võtta ette see enda jaoks ja näha, kus on need kitsaskohad. Siis, kui meil siis need asjad said paberile pandud, oli järgmine hetk see, et me ju tajusime, et meil on vaja asju paremini teha, sest me ei olnud ise sellega rahul, mida me klientidele pakkusime. Vajadus oli pidada lubadusi, vajadus oli see, et meie tarneajad oleks lühikesed, aga kõige selle juures, mis oli aastate jooksul juhtunud, oli lisandunud nii palju uusi tooteid, tootegruppe, me saime aru, et kusagil on mingi seal süsteemis on viga. Ja me leidsime selle vea läbi nende protsesside kaardistamise selles, et meie laomajandus ei toetanud meie äri. Meil see, kuidas tooted või materjalid saavad arvele ja kuidas nad liiguvad läbi süsteemi tootmisesse ja seejärel moonduvad kaupadeks ja liiguvad edasi siis kaupad klientidele, oli endiselt selline paberi peal olev info. Aga meie laovarud olid väga optimaalsed, mis tähendas seda, et meil ei ole sellist olukorda, kus on korraga laos aasta jääk mingisugusest materjalist, siis sa võid seda rahulikult seal kasutada. Paljud meie toodete komponentidest on väga üksikutes toodetes kasutatavad ja seetõttu me tellime neid vaid nendel hetkedel, kui me neid vajame. Aga nende tarneajad võivad olla pikemad, kui on meie lubatud
meie enda lubatud toodete tarnajad, mistõttu sa pead natuke ka ennustada suutma. Selle kõige juures kõik toimus see paberil. Ehk siis, kui see tooted ja materjalid jõudsid lattu, siis liigutati see info laokontorisse, see sisestati süsteemi ja siis alles jõudis tervesse ettevõttesse teadmine, et need materjalid on meie juures olemas. Samamoodi oli olukord, kui tootmises oli midagi kiiresti vaja, siis tuli keegi pidi liigutama ennast tootmispinna pealt lattu, uurima, kas seda on, küsima, igaks juhuks kontrollima, siis tekkis olukordi, kus need inimesed, kes siis vajasid seda kiiresti, nägid, et see on olemas, võtsid selle igaks juhuks juba ära, sellepärast, et kunagi ei tea, kui järgmine tuleb, kellel ka seda vaja on. Ja seda ilma väga suurt infot liigutamata, vaid lihtsalt oma vajadusel põhinedes. Me ei teadnud seda, kas need sisse tulevad kaubad, mis saabusid, et kas nad vajasid kvaliteedikontrolli, kas neid oli vaja ekstra üle vaadata, kas eelmised nende tarned olid olnud kvaliteetsed või mitte. Ja samamoodi kuhu me nad paneme, et kuhu nad pandud on. Meil on väga optimaalne laopind ja väga nagu ütleme siis niimoodi laiali hajutatud võimalus ka veel laos kaupa hoida, et kuhu siis see parasjagu see kaup paigutatakse. Et ka see oli siis, me teadsime, et ta on kusagil sellel territooriumil. See kõik oli see, mis tekitas olukorra, kus mis hakkas mõjutama meie tarneaega. Me saime alustada tootmist, kui kaupad on kohal või materjalid on kohal, aga millal nad jõuavad, seda me nagu süsteemist ei näinud. Nii et läbi selle protsesside kaardistamise me saime aru, et seal süsteemis on puudused ja meie jaoks siis ma lihtsalt ütlen ära, et see ei pruugi olla kõigi jaoks, aga kui te kuidagigi seostate ennast selle tundega, et ruumi on vähe, aeg on piiratud või siis, et raha on vähe, siis ma soovitaks küll selle sammu ette võtta, et visata pilk peale sellele, kuidas te seda varu haldate. Jah, sul ei ole mingit vajadust seda infot kiirendada või digitaliseerida või ennast ütleme süsteeme ise mõtlema panna, kui sul kõiki neid eelnevaid aega, raha ja ruumi on üle. Alati on võimalus see, et sa võtad juurde inimesed, kes teevad seda tööd kiiremini, või rohkemad inimesed teevad seda tööd, siis on alati võimalus see, et sa omad nii suuri laovarusid, et sul ei ole seda probleemi, et sul midagi peaks otsa saama. Sul on piisavalt ressursse, sa võid, ja samamoodi sa võid investeerida nii palju, kui sul rahakott lubab. Meie leidsime, et meie suurimaks piiranguks saigi see sama pind ja aeg, sest meil seda ei olnud võimalik seda kummi venitada. Et seal ei olnud sellist lisaressurssi meile anda. Ja me alustasime siis laoprotsesside kaardistamisega. Algus sai tehtud selliselt, et võtsime ette oma protsessid ja võtsime kampa Columbuse, kes vaatas neile protsessidele peale, analüüsis neid koos meiega ja lõpptulemuseks on siis Nefabis kasutatav laojuhtimissüsteem, mille siis väljundiks on tore pult või siis nutiseade ja sisendiks siis meie majandussüsteemist tulenevad ostu- või siis tootmisvajadused. Kõige selle juures oli meie suurim võit see, et meie info on reaalajas. Hüpates korraks tagasi.
Meie lubadus kliendile on tarnida vähemalt 2 nädala jooksul see toode, mida ta vajab. Kui me sellest 48 tundi, nagu me tegime seda ennem, kulutame selle materjali kohta leviva info sisestamiseks süsteemi, siis me oleme kaotanud 2 päeva. Tänaseks on see info reaalajas. Aga mitte ainult see teadmine, et jah, meil on need materjalid olemas, vaid kõige suurem pluss on veel selles, et kus nad täpselt on. Mida meie tänane süsteem oskab meile öelda, on siis see, et kuhu me need asjad panema peaksime, kus asuvad sarnased asjad või sarnased materjalid, mida me vajame, kus on vaba riiul, kus on see koht, kuhu siis nad sobivad. Kui meil ennem oli meie kõige staažikam ja kõige ägedam laotöötaja, kes täpselt alati teadis, kus miskit asub. Aga võis juhtuda ka see, et näiteks on tema vahetus või et ta ei suuda siiski teha 16 tundi tööd, nagu meie tootmisgraafik ette näeb, siis me olime hädas. Siis täna seda muret kindlasti enam ei ole. Me teame, kus meie laos materjalid paiknevad. Peale selle, nagu ennem sai öeldud, siis alati on võimalus võtta juurde inimesi, kes selle töö kiiremini või ära teevad, siis olemasoleva süsteemi juures me kindlasti võime väita, et me saime säästa tööjõukulu pealt. Inimesed saavad teha sisukat ja mõtestatud tööd, millel on tulemus, selle asemel, et läbida kilomeetreid otsides midagi. See on suur asi, kui sul on võimalik siiski 3-4 inimest suunata siis, ütleme siis nagu tootvale tööle. Meie puhul me ei sõltu enam siis ütleme sellest inimeste peas olevast teadmisest, vaid süsteem õpetab meid. Ta oskab öelda, kus asuvad kõige vanemad kaubad, mida kõige esimesena tasub kasutada. Ja see tugi on hindamatu. Aga kõik loomulikult ei läinud ideaalselt. Ja ma arvan, et see õpikohad tasuks ilusasti ära rääkida selleks, et ütleme, ma ei tahaks, et teised peaksid samamoodi sellesse neid ämbreid kolistama. Et ma arvan, et me võtsime alguses plaani ette liiga ambitsioonikalt. Meil oli kindel soov teha kõik tarneahel kohe korda. Algusest sellest, kuidas materjalid tellitakse, kuni selleni, kuni tooted lähevad kliendile. Kindel soovitus on ikkagi teha seda juppide kaupa väikesteks osadeks jaota, sest iga see väike samm, mille sa korda teed, mille sa selgeks ja puhtaks teed, on samm edasi. Et ei ole nii, et sul on vaja see kogu distants kohe ära läbida, et ainult siis oled see parem. Ei, et iga pisikene sammukene aitab sind. Meil oli, nagu ma ütlesin, me kaardistasime ära selle, mis moodi me asju teeme. Mida siis võiks öelda, et me panime kirja selle, kuidas on. Aga tasub vaadata ka seda nurka, kuidas sa tahad, et oleks. Ja me alustasime algselt selle info pealt, kuidas on süsteemide ehitamist ja saime aru, et tegelikult on vaja seal teha muudatusi. Ja siis pidime, nagu te aru saate, tagasi pöörduma sellesse algsesse punkti. Kindlasti täna oleme targemad, igat asja tegema hakates vaatame, et kuidas tänane olukord on, kuidas me tahame, et see oleks, ja arendus algab ikkagi sellest faasist, et kuhu me tahame jõuda. Ja mis on paratamatus? Paratamatus on see, et inimesed vahetuvad ja selle juures siis
on palju detaile, mis peaksid paigas olema. Et kogu arenduse juures peab olema ikkagi teadmine, kuhu see info kogutud on, mida me saavutada tahame ja samamoodi, et see ei oleks kellegi peas, et seal oleks see tugi olemas arendajatelt ja enda inimeste puhul ka, et kui meie lihtsus oligi see, et me kaardistasime oma süsteeme ja oma protsesse ja see toetas meid, aga kunagi sa ei saa olla kaitstud selle eest, et ka arendaja juures inimesed vahetuvad, nii et see on kindlasti üks raskuspunkt, aga mida lühemad need sammud on, seda väiksem on tõenäosus, et vahepeal seltskond, kes sellega tegeleb, muutub. Miks me seda üldse kõike teeme? Meil on täiesti kindel veendumus Nefabis, et iga ettevõte peaks keskenduma sellele, millest tema on hea. Kas siis, ehk siis keskenduma oma tootele, oma toote arendusele, oma toote müügile. Ja seda saab teha siis, kui sa ei pea selle muuga, mis seal ümber on tegelema. Meie eesmärk on võtta ära siis see muu nendelt ettevõtetelt ja katta seda osa tarneahelast, mis puudutab pakendit ja selle toote teekonda materjalidest kuni siis lõpptoote kliendini jõudmisele. Aga seda kõike on võimalik ainult ja ainult teha siis, kui meie ja kliendi süsteemid on omavahel seotud ja ühendatud, sest see info peab liikuma reaalajas ja andma selles mõttes selle edu ja kiiruse. Sul peab olema see parim tarneahel. Kui meil endal ei ole see kodukorras, ehk siis, et meie ei suuda anda õigeid lubadusi ja pidada oma lubadusi, siis on seda võimatu viia oma klientide tarneahelasse. Seepärast oleme meie oma kodu korda teinud. Ja ma siiralt loodan, et Eesti tööstusettevõtted, Eesti kõik ettevõtted võtavad need sammud ette, et need kodud oleksid korras ja see annab meile kõigile võimaluse liita kokku oma tarneahelad ja selles mõttes see väike, aga äge riik saab olema ikkagi üks suur tööstuse lipulaev. Aitäh teile kuulamast!